Tervitus kõigile meie YouTube kanali vaatajatele. See YouTube kanal hakkab olema loodud ginaladin.com veebikeskkonna loonud meeskonna poolt. Selle YouTube kanali eesmärk on üles kutsuda kõiki noori, vanu, naisi, mehi, tüdrukuid, poisse rääkima sellest, millised on nende äriideed. Kutsume kohale, räägime vabalt, ei tekita mingisugust stressi, ei ole pinge all, arutame küsimusi, mis on nende nõrgad kohad, mis on tugevad kohad, tekitame mingisugust selliseid, paneme proovile, kas inimene on läbi mõelnud mingisuguseid asju, mis võiksid olla selle näiteks hävitav mingisuguse äriideele. Üldiselt sellises vabas vormis suhtlemine selle jaoks, et leida teie äriideele investoreid. No, sisuliselt on niimoodi, et me iseenesest nagu ei hakka päris kohe niimoodi käima ja otsima, aga mõte on see, et kui me teeme selle kanali, siis kui inimesed hakkavad käima rääkima oma äriideedest, siis selle kaudu võivad mõned tähele panna, kellel võib-olla on täpselt samasugused ideed, et jõudusid näiteks kokku panna. Samuti näiteks, kui lõpuks investorid juba teavad, et on selline YouTube kanal, istuvad näiteks kodus kohvitassi taga või enne magaminekut viskavad pilgu peale, et milline video on siis täna üles tulnud, mis noored mõtlevad, et millised on nende ideed, innovaatilised, mitte innovaatilised, võib-olla juba toimivad, aga ütleme, näevad, et turul on mingisuguse toote nõudlus olemas, võiks nagu juurde teha. Et sisuliselt me tahaksime pakkuda alternatiivi just nendele nii-öelda startup inkubaatoritele. Startup inkubaatorid on iseenesest nagu head, sellepärast, et sa pead ikkagi arvestama ja oskama panna kokku mingisuguse nii-öelda pitchi, et sa räägid kähku ära, et sul on endal nagu ülevaade sellest, mis on nagu sinu äriidees nagu tähtis. Me ei kutsu üles nüüd seda, et sa ei peaks nüüd seal inkubaatorites nagu osalema. See on hea koht, seal tuleb käia, aga meie pakume ka alternatiivi. No samamoodi, kui mingisugune investor tuleb, istub seal, kuulab neid äriideesid, ta kuuleb seal tunni aja jooksul 10 äriideed, tal ei tule isegi võib-olla meelde, et mis see 5. äriidee täpselt nagu endast ette kujutas. Aga siin on niimoodi, et kui ta kuuleb mingisugust äriideed, see tundub, et normaalne äriidee või tal ei jäägi esialgu see meelde, aga satub kokku mingisuguse olukorraga ja tal tuleb see video meelde, ta võiks nagu uuesti üle vaadata, endal aega tegeleda ei ole, aga ta tahaks näiteks panustada, eks. Et seal on neid variante on niivõrd palju, mille jaoks see äriideede siis jagamine võiks nagu siis selle äriidee omajal nagu kasulik olla. Muidugi siin tuleb igal siis äriidee esitajal võib tekkida tunne, et kuule, et minu äriidee nagu võidakse nagu ära varastada, kui ma sellest niimoodi avalikult räägin, eks see võib niimoodi olla. Aga teate mis, kui miski asi sul sees põletab, et sa tahad seda teha ja teine inimene, kes seda kuuleb, aga temal see sees ei põleta, selles mõttes ei põleta, et ta nagu ei põle, ta ei taha nagu sinna nagu sisse hüpata, nagu on ju tundmatuse kohta, eks, et siis temal sellist entusiasmi ikkagi ei ole. Eks entusiasm on ikkagi sellel, kes nagu mõtleb oma äriidee kohta, ta elab sellega. No meie meeskond on nagu selline hea näide. Me hakkasime tegema, käisime inkubaatorites, meile öeldi ei, keegi ei võtnud meid kuulda. Vahet ei ole, selles suhtes nagu meid see nagu juvitanud ka, et meie nagu seisma ei jäänud sellepärast, et meile igalt poolt nagu öeldi ei, eks. Lihtsalt läksime edasi, meeskond oli normaalne, kõik pingutasid, selles mõttes pingutasid, et nagu mõtlesid kaasa ja kõigil oli nagu ühine eesmärk, eks. Ja lõpuks jõudsime mingisuguse tulemuseni ka, et loomulikult ütleme selles samas platvormis, kui me hakkame nagu kaamerate ees rääkima, esitame mingisuguseid selliseid nagu nii-öelda siis intrigeerivaid küsimusi, nagu et inimene saaks nagu oma äriideest ka ise aru, et mis tal sinna nagu vaja panustada on või ei ole, eks. Saab endale ka selgust nagu rohkem majja. Samuti peab arvestama nagu, et meie juurde nagu siis sinna platvormile rääkima,
platvorm iseenesest, räägime kõigepealt sellest platvormist. See platvorm on tegelikult meie kontoriruum. Me selles video lõpus nagu näitame ka seda kontoriruumu, kuidas see välja näeb. Et see ei ole niimoodi, et seal nüüd koguneb mingisugune hull rahvas kokku ja nüüd nagu ukse taga seisame järjekorras, et saaks nagu rääkida. Ei ole niimoodi. Tuleme sinna, joome kohvi, valmistame sellise hubase nagu keskkonna, ajame juttu, stress on maas, teeme video valmis, video käib siis niimoodi, et lihtsalt räägime juttu, midagi nagu iseenesest nagu vahelt ära ei lõika, on ju. Sisuliselt niisugune nagu live jutu ajamine, paneme üles, eks, et ei hakka sealt nagu eriti midagi lõikama, eks, et kui teine osapool on nüüd selle tulemusega pärast rahul, on ju, siis lükkame selle sinna YouTube üles, ongi kõik, eks. Et see platvorm on nii-öelda siis nagu YouTube platvorm, mitte nüüd, et meil on mingisugune rida inimesi istub vaatamas ja teine rida siis seisab nagu ukse taga, et ei, niimoodi ei ole. Lepime mingisugused ajad kokku, tullakse kohale. Muidugi võib seda kõike nagu Skype'i teel ka teha, aga see Skype oli ikkagi see, on vaja ikkagi, et endal inimesel ka nagu oleks hea suhelda. Lipsu ei ole vaja, võite tulla lühikeses pükstes, no peaasjalt mitte lõhkise särgiga äkki, et aga noh, kui see on nagu marketingu mingi teema, et lõhkise särgiga kohale tule lõhkise särgiga, vahet ei ole. Et tahaksime veel öelda seda, et ka eesmärk on see, et kui me nagu värskendame oma äriideedega Eesti ärimaastikku, siis see on nagu kõige tervislik, no ma mõtlen selles majanduslikult tervislik, eks. Et kõik äriideed ei saagi nagu toimima hakata, siis inimene, kes tuleb meiega rääkima, paneb ka enda julgust proovile, et võib-olla ta on natuke häbelik, eks, et võib-olla veel midagi, et võib-olla ei oska ennast nagu võõrastele nii hästi nagu väljendada. Et see kõik tuleb nagu aja sees, et ärge selle pärast muretsege. Et kui teil on huvi, pange sinna meie kommentaaridesse, et teil on huvi, kommentaarides nagunii saate ka mingisuguseid siis vastukaja, lisaks paneme sinna teksti üles meie telefoninumbrid, kuidas meiega kontakteeruda ja ongi kõik lihtne. Ei mingit pinget, lihtsalt et peame arvestama, et meie meeskonna aeg, teie aeg, et me üksteise aega nagu selles mõttes ei raiskaks, et kui me ikkagi tahame tulla rääkima, eks, et siis me ikkagi tuleme kohale ka, et ei hakka päris niimoodi üksteisele nagu kärna keerama, et lepime kokku, meie ootame, siis teie ei tule, eks. Et kui on ikkagi tõsi taga, teeme, me oleme rahul, meie saame ka sellest oma nagu sellise hea värskenduse, et võib-olla meil mingisugused ideed jooksevad kokku tulevikus võib-olla tänu sellele, et meie saime teda aidata, et võib-olla meil selles suhtes nagu parem teiega äri teha või koostööd teha, et no kes teab, eks, et neid tulemusi võib tekkida igasuguseid erinevaid. Aga seniks head aega ja võtke ühendust ja hakkame tegema ja möllame.